Esimest korda kogu sõja jooksul hävitas Vene rakett Ameerika ettevõttele kuuluva tehase, mis asus Ukraina territooriumil. See juhtus juba 26. juulil Kiievis. Aga sellest saime teada alles nüüd, kui sellest kirjutas Briti ajaleht Guardian. Ja möödub vaid mõned päevad ning täna teatas Ameerika president Donald Trump ootamatult, et pole siiani otsustanud, kas anda Ukrainale litsents Patrioti süsteemide rakettide tootmiseks. Ja see tekitab küsimuse. Kas tõesti õnnestus Vladimir Putinil Donald Trumpi hirmutada rünnakuga Ameerika tehasele Kiievis? Samal ajal teatas Volodõmõr Zelenski, et Venemaa ründas esimest korda peaaegu aasta jooksul taas ukrainlasi Põhja-Korea ballistilise raketiga ning kahjuks hukkus terve perekond. Samal ajal põlevad Venemaal endised laod ja tehased. Seekord ründasid Ukraina kaitsejõud taas naftatöötlemistehaseid ja Wildberrisi ladusid. Samuti on ilmnenud märke, et Ukraina kaitsejõud jõuavad ka Osonini. Samal ajal valmistavad Moskva oblasti võimud juba ette kommunaalinfrastruktuuri, sõjaseisukorra ja mobilisatsiooni puhuks. Üldiselt võtame selles saates kõik viimased sündmused järjekorras läbi. Minu nimi on Aleksei Beitši, arutame koos kõiki neid teemasid. Aga enne kui alustame, palun tellige see YouTube'i kanal. Me liigume 300 000 tellija piiri poole. Olen tänulik iga teie tellimuse eest. Alustan siis Venemaa rünnakust Ameerika tehasele. Guardiani andmetel hävitas Venemaa ballistiline rakett 26. juulil Terminal Autonomy ettevõtte tootmishoone, mis on registreeritud Ameerika Ühendriikides. See ettevõte toodab löögidroone, millel on tehisintellektil põhinevad sihtimissüsteemid, mis on vastupidavad Venemaa elektroonilisele sõjapidamisele. Väljaande andmetel pannakse ettevõttes iga kuu kokku kuni 1000 erinevat tüüpi drooni, sealhulgas ründedroonid AQ-400 Skyte, AQ-100 Bayonet ja luuredroonid RQ-100 Scout. Ettevõtte veebisaidil öeldakse, et nad toodavad, tsiteerin, tehisintellektiga rändlaskemoona ja täppismoona, mida juba aktiivselt kasutatakse vastase objektide vastu rindel. Guardian nimetab seda esimeseks teadaolevaks juhtumiks kogu täiemahulise sõja jooksul, kui Vene rünnak hävitas just Ameerika ettevõtte objekti. Ja siin on üks tähelepanuväärne detail. Venemaa kaitseministeeriumi enda kokkuvõte 26. juuli kohta teatas just nimelt rünnakust, tsiteerin, droonide kokkupaneku ja hoiustamise kohare Kiievi edelaosas. Lihtsalt ettevõtte nime siis ei mainitud, ehk siis venelased kinnitasid ise rünnaku just sellisele objektile. Guardian toob ära endise Ameerika luure kõrge ametniku Anthony Vinci sõnad ja ta ütleb järgmist. Venelastele ei ole oluline, kellele tootmisobjekt kuulub. See jääb ikkagi sihtmärgiks ja just siin teeb Guardian olulise täpsustuse. Rünnakul võib olla tähtsus seoses USA plaanidega lubada Ukrainal toota Ameerika relvasüsteeme, eriti Patrioti raketitõrjesüsteemi rakette. Ekspertide hinnangul, kui selline tootmine paigutatakse Ukrainasse, võib Venemaa proovida rünnata ka seda. Ja ilmselgelt Kreml püüdiski just sellist signaali Washingtonile saata. Nagu öeldakse, kui Patriot rakettide tootmistehas Ukrainasse ilmub, ründavad nad seda. Teisest küljest oli see ka omamoodi test, kuidas Donald Trump reageerib sellele, et venelased juba ründavad Ameerika vara. Nagu öeldakse, kas ta hakkab kaitsma ameeriklaste suveräänseid huve või mitte. Ja siin kahjuks tundub, et Donald Trump tõmbas tagasi. Vaadake, kuidas see haakub tänase päeva teise sündmusega. Juba juulikuisel NATO tippkohtumisel Ankaras teatas Donald Trump, et USA on valmis andma Ukrainale õiguse iseseisvalt toota rakette Patriot-süsteemidele. Ja Zelenski teatas hiljem uuest abipaketist nende süsteemide laskemoonaga. Sel nädalal Washingtonis toimunud Ukraina delegatsiooni visiidi ajal arutasid Zelenski ja Trump taas Patriot rakettide tootmislisentside andmise küsimust.
ja Zelenski vihjas, et selles küsimuses on pooled edasi liikunud ja küsimus on praktiliselt lahendatud. Kohe märgin ära, et jah, olid kuulujutud, et Boeing keeldus nende rakettide iseseisva juhtimistehnoloogiat üle andmast. Aga siin tasub meeles pidada, et Boeing ei ole seda litsentsi andnud ei Jaapanile ega Saksamaale, kellel on rakettide tootmise litsents olemas. Ehk siis veel kord. Ameeriklased andsid võimaluse raketti kokku panna ja toota Saksamaal ja Jaapanis. Kuid Boeing on selgelt öelnud, et ta ei anna kunagi kellelegi rakettide juhtimissüsteemide tootmise litsentsi. Ja isegi Jaapan, kes on juba alustanud rakettide kokkupanekut, saab ikkagi Boeingilt kõik vajalikud osad, juhtimissüsteemid ja integreerib need lihtsalt raketti, mida ise kokku paneb. See tähendab, et Boeing. Asi pole selles, et Boeing ei tahaks Ukrainale litsentsi anda, vaid ta ei anna seda kellelegi. Ja nüüd, vaid mõni päev pärast seda, kui venelased ründasid otse Ameerika tehast Kiievis, ütleb Trump intervjuus Financial Timesile järgmist. Otsus Patriot-rakettide tootmise litsentsi kohta Ukrainale veel ei ole. Ta ütleb üldiselt, et pole veel otsustanud, kas anda see litsents või mitte. Toon edasi tema tsitaadi. See on väga ebatavaline relv ja me peame olema natuke ettevaatlikumad sellega, kellele me litsentsi anname. Tegelikult me ei anna sellele varustusele litsentsi, me alles kaalume seda. Ja siis kõlas midagi, mis pöörab olukorra taas pea peale, sest Trump teatas, et tema prioriteet pole praegu relvatootmise laiendamine, vaid sõja lõpetamine ise. Nüüd kuulake hoolikalt. Tsitaat. Me tahame, et sõda Ukraina ja Venemaa vahel lõppeks. Ma ei otsi rakette. Vabandage, aga see on muidugi täielik jama, sest tuletan meelde, et Patriot õhutõrjesüsteem ei ole ründav, vaid kaitsev süsteem. See fakt, et Ukrainal oleks näiteks mitusada omaenda Patrioti raketitõrjeraketti, ei tähenda, et sõda selle tõttu jätkub. Ei, need raketid võivad ladudes seista. Mis on probleem? Sõda saab igal hetkel lõpetada. See ei ole ründerelv. See relv ei kujuta Venemaale mingit ohtu, mitte mingil moel. See on tegelikult enesekaitserelv. Kui Trump tahab sõda lõpetada, survestagu diktaator Putinit, lõpetagu sõda. Ja mis siis probleem on? Okei, Ukrainal jäävad need Patrioti raketid alles. Need ei mõjuta sõja jätkumist kuidagi. Ameerika ettevõtte Terminal Autonomy ründamise ja Trumpi kõhkluste vahel Patrioti osas ei too keegi ametlikult otsest seost välja. Keegi ei hakka neid kahte lugu ametlikult seostama, aga seos joonistub iseenesest välja. Kui droonitehasest on juba saanud sihtmärk, olenemata sellest, et see on Ameerika oma, siis on Washingtonil veel üks põhjus mitte kiirustada otsusega paigutada Ukrainasse veelgi tundlikumat tootmist. Ja tundub, et Putini signaal Trumpile töötas ja Ameerika president hakkas kohe taganema. Kahjuks on meil tegemist just sellise Ameerika presidendiga, kes, ütleme veel kord, keegi ei seo seda otseselt, aga tundub, nagu ta oleks ära ehmatanud ja kohe öelnud, ei, kutid, mis litsents, me pole veel midagi otsustanud. Kuigi Venemaa ei häbene üldse rünnakuteks kasutatavate relvade valiku laiendamist, et rünnata Ukraina tsiviillinnu. Volodymyr Zelenski teatas, et 30. juuli öösel tabas löök Radušnoe asulat Dnipropetrovski oblastis Krõvi-Rihi lähedal. Venemaa kasutas esimest korda peaaegu aasta jooksul Põhja-Koreast toodetud ballistilist raketti. Edasi, Ukraina tsitaat. Moskva jõhkardite liit hullumeelse Põhja-Korea režiimiga rakettide nimel, Põhja-Korea kontingendi nimel siin Euroopas, meie piiridel ja meie Ukraina laste tapmise nimel. Tuletan meelde, siis 30. juuli ööl hukkus elumajale tehtud löögi tagajärjel terve perekond. See on 6 inimest, sealhulgas 3 last, aastane tüdruk ning 13 ja 17-aastased poisid. Ning nagu teada saadi, tuvastasid Ukraina radarid jälgi, mis on iseloomulikud rakettidele KN-23 või KN-24. Need on Põhja-Korea raketid. Viimane kinnitatud sellise relva kasutamine registreeriti peaaegu aasta tagasi. See tähendab, et Venemaa kasutas taas just Põhja-Korea rakette.
Olukord on hirmutav. Mina. Lamasin Volgogradi kohal. Kell 5 hommikul. 4:30. Volga on paigal. Volgograd põleb. Kiirustades. Kui kõik olid elus, kolleegid juures. Ma lihtsalt vaatasin tagasi, seisan katusel ja vaatan, seal on sellised vanamehed. Sa võid kehastada. Nii, kohe. Kõik on hästi. Aksepteerimine. Suits on ka päris massiivne. Väga. Praegu siin, no olgu, hästi. Ja siis paneme nurka või siia niimoodi. Ja nüüd sellest, mis toimus Venemaal endas paralleelselt kõige sellega. Ukraina jätkas löökide seeriat logistika ja naftatöötlemise vastu. Sel ööl ründasid droonid Volgogradis Wildberrisi ladu ja samal ajal tabati Lukoil Volgograd Neftepererabotka naftatöötlemistehast. Tatavstanis tabas löök samuti Wildberrisi logistikakompleksi Zelenodolskis. Ja Nižnekamskis elanike sõnul kostis üle 30 plahvatuse ja kohaliku naftatehase kohal tõusis leegisammas. Ühesõnaga, seal põleb väga korralikult. Tegelikult on see jätk kampaaniale, mis käib alates 18. juulist. Selle aja jooksul on üle kogu Venemaa rünnatud juba rohkem kui 10 Wildberrisi ladu. Tänaseks on juba rohkem kui 10 Wildberrisi ladu maha põlenud ja on ilmne, et need rünnakud jätkuvad. Ja nüüd tahan teiega edasi rääkida. Tahan jagada Excelenovi videot selle kohta, kuidas 30. juuli seisuga, kui palju ja kus Wildberrisi ladusid maha põles ning kuidas venelased sellele reageerisid. Ja pärast seda lühikest videot jätkama arutelu, mis veel täna Venemaal põles. Selline on olukord. Siin on palav, siin on juba palav, seisab. See on lihtsalt perses. Lihtsalt kõik autod on perses. VMB perse. Kõik on puruks. Su naine tahab end. Lihtsalt putsis end. See on putsis, me oleme teiega. Siin ta seisab. Lahe. Pääsuge, kurat. Ja filmime, tõmbame minema. Seal sees põleb ladu, kurat. Siin on see, mis toimub VB Krasnodari laava. Kõik põleb. Olukord siin pole muidugi just parim. See on nii. Nevinkas põleb Wildberrisi ladu. Üks asi on see, et kaup põles maha. See tuleb uuesti teha, sisse osta. Kõige tähtsam on, et seal ei oleks kannatanuid. Subtiitrit tegi Simmon. Toetaks vaja. Subtiitrit tegi Simon.
tarned toodi kohale, meil pole enam midagi välja saata. Kirjutasin tehnilise toesse. Ja tehniline tugi ütleb mulle, te peate kauba välja saatma, vastasel juhul saate trahvi. Kuhu ma peaksin selle saatma? Viskan otse tupka või? Supka? Selge. Nüüd mis? Ole ettevaatlik, õpetan teda väljastada. Ühe poole zombist on mingi nagu rassaline heli. Kaunitar. Samal päeval, 31. juulil, põles Vladivostokis maha Venemaa suurima elektroonikakaupade jaemüüja TNS-i ladu ja ettevõtte kaasomanik kirjutas Dmitri Aleksejev, et kahju on tohutu. Aga ta ise täpsustas, et kõrvalise sekkumise versioon tundub ebatõenäoline. See tähendab, et ilmselt oli tegemist tavalise tulekahjuga, mis pole kuidagi seotud õhurünnakutega. Aga võib-olla on siiski seotud. Teate, asi pole selles, vaid selles, et Venemaal põlevad laod jätkuvalt edasi. Ma olen sõna otseses mõttes vaid mõne meetri kaugusel tulekoldest. Siin. Ma olen sõna otseses mõttes vaid mõne meetri kaugusel tulekoldest. Siin on juba katus alla kukkunud, sein on varisenud ja see põleb. See on TNS-i ladu. Me jätkame tööd TNS-i lao tulekahjul ja otse minu selja taga on näha, kuidas hoone sees leegitseb. Samal ajal on tehnikat juba suurendatud 10 ja rohkem kui 40 inimest osaleb tulekahju kustutamisel. Siin pole üldse võimalik hingata. Vaadake, milline suitsuvine. Muide, täna ilmusid ka kaadrid sellest, kuidas Ukraina droon natuke eksis ja tabas osooni lao lähedan. See näitab, et pärast Wildberrisi rünnakuid lähevad rünnakud nüüd ka Ozoni ladudele. Ja sealt pole ka Yandex Marketini kaugel. Kaugel pole. Järgne. Tähelepanu, fookusesse. Kuradi. Neetud värdjas. Ja viimane, kuid kõige kõnekam tänase päeva uudis. Moskva oblasti võimud on hakanud ette valmistama kommunaalobjekte sõjaseisukorra ja mobilisatsiooni puhuks. See sobitub palju laiemasse pilti, mida viimastel nädalatel on kajastanud Vene opositsiooni väljaanded Verstka ja Važnije Istori. Mitu allikat föderaalsetest ja regionaalsetest võimuorganitest ei välista sõjaseisukorra või selle elementide kehtestamist Venemaal. Kohe pärast septembrikuiseid riigiduuma valimisi, nende andmetel ei välistata lisaks sõjaseisukorrale ka uut mobilisatsiooni, mille kohta on kuulujutud levinud juba mitu kuud. Samuti valuutaseaduste karmistamine ja välismaale reisimise keeld teatud kodanike kategooriatele. Ja nüüd juhib Ameerika sõjauuringute instituut samuti eraldi tähelepanu muudatustele, mis laiendavad Rosgvardia ülesandeid. Nüüd lisanduvad sinna, otseselt on sisse viidud ettevalmistus kaitseks ohtude eest, mis tekivad, tsitaat, mobilisatsiooni, sõjaseisukorra või sõja ajal. Kokkuvõte, mis sellest kõigest järeldub. 1. USA poolt näidatav valmisolek tugevdada Ukraina õhutõrjetehnoloogiatega käib käsikäes otsese tunnistusega sellest, et tootmisobjektid Ukraina territooriumil jäävad haavatavaks sõltumata kapitali päritolust. Ja just see muudab Washingtoni jaoks Patrioti kohta otsuse keerulisemaks. 2 Põhja-Korea ballistiliste rakettide kasutamine näitab, et Venemaa ei saa Pyongyangilt mitte ainult mürske ja elavjõudu, vaid kasutab otse tema rakette lahingu tingimustes Ukraina tsiviillinnade vastu. Ja 3. Samal ajal kui Ukraina sihikindlalt hävitab Venemaa logistikat ja naftatöötlemist, Venemaa ise valmistub riigisiseselt mitte deeskalatsiooniks, vaid vastupidiseks. Sõjaseisukorraks ja uueks mobilisatsiooniks, mis näitab, et Kreml arvestab pikaleveniva sõjaga, mitte kiiretele läbirääkimistele.
siin jätan mõtte lahtiseks, kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Sellega on kõik, hoidke end. Kõigile head aega!